Tänu Jumalale. Tema on see, kes väärib meie tänu ja kiitust ja tänu ka suurepärastele muusikutele, kes meid on juba täna hommikul viinud Jumala kiitusesse. Tere tulemast kõigile Kalju koguduse lõikustanu püha jumalateenistusele, nii siin kui sealpool ekraane. Ja ma loen Jumala sõna alguseks 5. Moosese raamatu 26. peatükist. Ja nüüd, vaata, ma toon selle maa uudse vilja, mille sina, Issand, mulle oled andnud. Ja aseta see Issand oma Jumala ette ning kummarda Issandat oma Jumala ees. Ja tunne rõõmu kõigest heast, mida Issand, su Jumal, on andnud sulle ja su perele. Sina ja leviit, see tähendab kõik, kes koguduses kaasa teenivad, ja võõras, kes on su keskel. Kui sa oled õiendanud kümnise kogu oma saagi 3. aastal, 10. aastal, ja oled andnud leviidile, võõrale, vaeslapsele, lesknaisele, et nad sööksid su väravais ja nende kõhud saaksid täis. Siis ütle Issand oma Jumala ees, ma olen oma kojast ära toonud pühitsetud osa ja olen selle andnud ka leviidile, võõrale, vaeslapsele, lesknaisele. Kõik sinu käsku mööda, mille sa mulle andsid, ma ei ole astunud üle sinu käskudest ega ole neid unustanud. See on Jumala sõna, mis täna lõikustanu pühal meile ütleb, Jumal on hea ja nähtavalt on üks väike osa sellest, mida Jumal on lasknud kasvada meie toidulauale. Ärme unusta seda tänu, mida Jumal väärib. See on päev, mille Issand on teinud, kiitkem teda täna. Toome talle tänu, sest ainult temale kuulub au. Tere tulemast ka meie headele sõpradele, külalistele. Welcome our dear friends, our old friend Bill Lankenberg. And today we will have also Krik and Mindy Borjer, missionaries, Converge missionaries from Tartu. And meie oma vend Elari Pruu, te kohe kuulete nendelt lähemalt, mida nad Eestis teevad ja nad toovad oma soojad tervitused meile ka. Ja muusikaga, nagu te aru saate, teenib täna meie oma koguduse orkester ja jutlustab Dejan Adam. Ma palun, et me tõuseme palvele. Püha ja kõikväeline Issand, me kummardame sinu ette, et täname, et sina oled meid pannud elama just sellele maale, sellesse linna ja teenima siia Kalamaja linnaosasse. Issand, täna me palume lõikust tänu püha Jumala teenistusel, et sinu sõna muutuks elusaks meie kaudu siin meie koguduses täna, oleks meile kõnekas ja kogu Tallinna linnas. Issand, me täname sind, kes sina oled. Me täname, et sina ei muutu nagu meie inimesed. Me täname, Issand, sind, et meil on piisavalt kõike, mida me vajame igapäevaseks eluks. Luba meil seda täna eriti sügavalt mõista, et see ei ole iseenesest mõistetav, vaid see on sinu kingitus ja see on sinu arm. Õnnista palun igat inimest, meie külalisi, ja aita meil kõiges näha vaid sind. Unustada praegu kõik muu ja olla sinu ligiolus. Aamen. Andkem tänu rõõmsa meelega.
Loeme piiblist psalm 90, alates 12. salmist. Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Pöördu tagasi, issand, kui kaua halasta oma sulaste peale. Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja. Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust. Saagu nähtavaks su töö su sulastele ja nende lastele su auhiilgus. Issandal, meie Jumalal, olgu lahke meel meie vastu, meie kätetööd ta kinnitagu meile, kinnita meie kätetööd. Ja Uuest Testamendist loeme Markuse evangeeliumist peatükk 10 ja alates 17. salmist kuni 30. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole keegi hea muu kui üks Jumal. Käske sa tead, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema. Temaga lausus talle, õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastusta vastu ja ütles talle, üks asi puudub sul, mine, müü kõik, mis sul on ja anna vaestele, ja sul on aare taevas ning tule, järgne mulle. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele, kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki. Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti, lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga nemad hämmastusid üliväga ja ütlesid üksteisele, ja kes siis võib pääseda? Jeesus ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Peetrus hakkas talle rääkima, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Jeesus lausus, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast, ega saaks vastu nüüd sel samal ajal 100 võrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise keskelgi ning tuleval ajastul igavest elu. Aamen.
Hea on olla Jumala kojas. Nüüd on see hetk, kus me võime oma naabrile kas kõrval, ees või tagapool öelda midagi tervituseks pühapäeva hommikul ja mitte ilmtingimata kättpidi, kui sa ei soovi, aga naerata ja ütle midagi head. Ja samal ajal ma palun, et kes täna on pühapäevakooli õpetaja ülesannetes, võtab seal ukse juures lapsed ja lapsed lähete nüüd üle õue pühapäevakooli Tetermanni majja. Olgu teil õnnistatud tund, lapsed. Teadke, et koguduses me ikka mõtleme teile ja palvetame teie pärast ja kõigi pühapäevakooli õpetajate pärast ka. Ja nüüd ma palun, et meie külalised, sõber Bill Lankenberg, Krik Borjer ja Elari Puu tuleksid siia ja jagaksid meile ka täna hommikul midagi head. Tere! Okay. It is a great joy to be with you again. On suur rõõm olla koos teiega jälle. I had the opportunity to share God's word with you in June. Juunikuus oli mul võimalus jagada teiega Jumala sõna. But I told your pastor I didn't want to preach today. Aga ma ütlesin kohe alguses pastorile, et täna ma küll ei taha jutlustada. But I must at least give you a greeting. Aga ma pean ütlema tervituse. I've been in AC for the past 3 weeks. Olen olnud Eestis viimased 3 nädalat. And I fly home to Los Angeles tomorrow. Ja lendan tagasi Los Angelesse koju homme. I'm here with our missionaries from Converge in Estonia. Olen siin meie Converge'i, see tähendab meie koguduste liidu missionäridega, kes on Eestis tööl. The leader of our missionaries here is Krik Borjer. See missionäride juht on siin, Krik. From Denver, Colorado. Denverist, Coloradost. And he's here with his wife and 2 children. Ta on siin oma also- 2 lapse ja abikaasaga. Beth Ann, would you stand up? Also part of our team is Beth Ann Erickson Ja from Beth Ann Tartu. Erickson on samuti meie missionär ja tiimiliige Tartus. And we have, of course, our Pope, Elari Puu. Ja meil on Elari ja siis ta ütles sõna, mida ma ei oska tõlkida. Yeah. So you can kiss the ring after the service. Thank you. No. I don't have one. Okay. People would ask me often, I've been pastor for 50 years. Inimesed küsivad minu käest tihti. Ma olen olnud muide pastoriks 50 aastat. I'm struggling with a decision. Ja ma ikkagi selle otsuste juures nagu alati võitlen. I don't know what God wants me to do. Selles mõttes, et ma ei tea, mida Jumal tahab, et ma teeksin. How do we know God's will? Kuidas me teame õieti Jumala tahet? In 1 Thessalonians 5, Esimese Thessalonika 5, verse 18, 18. Apostle Paul wrote this word, Apostel Paulus kirjutas need sõnad. give thanks in all circumstances. Ma loen teile täpse tõlke, mitte oma sõnade. New Testament. Well, hopefully. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Give thanks in COVID days. Andke tänu ka koroonapäevadel. Give thanks in hard days financially. Andke tänu, kui teil on rahalises mõttes rasked päevad. I have been there as my mother and father have died. Ma olen elanud kaasa, kui mu ema ja isa surid. Give thanks. Olge tänulikud. In all things. Kõiges. It says, this is God's will for you. Siin on öeldud, et see on, mida Jumal teilt tahab. Jumala tahe teie jaoks. Those of you who are in Christ Jesus. Selles mõttes, kes te olete Kristuses, Jeesuses. So it is a special delight Nii et on eriline lõõm to be here on the day we give thanks olla together. siin
päeval, kui me täname Jumalat lõikuse eest. This church amazes me. See kogudus paneb mind alati imestama. I've been coming here for 20 years. Olen käinud nüüd siin viimased 20 aastat. I've never seen it look better. Ma ei ole kunagi näinud, et ta näeks parem välja, see kirik. And every time I come, there is something new and nice. Ja iga kord, kui ma tulen, on siin midagi uut ja ilusat. So thank you so much for all of the work that you have been doing. Nii et suur tänu teile kõige selle töö eest, mida te olete teinud. Yeah. Tere hommikust, kallis kogudus. Näiteks ma olen Krik Poirier ja pastor Tarmo küsis minut, et võib-olla ma jagan natukene meie missioonitöö Eestis. Ja juba oleme elanud Eestis peaaegu 10 aastat. Ja me elame Tartus, me töötame noortega, töötame juunioridega, me töötame koguduste rajamistega ja umbes 5 aastat tagasi me hakkasime uut missiooniprojekt, Lõuna-Eesti missiooniprojekt. Me eesmärk, et iga kogudus, iga linn, iga kool, et Jumal on siin. Ja Jumala sõnad on siin iga pool Lõuna-Eestis. Ja ma olen rõõmus, et ma olen täna siin teiega. Ja aitäh. Okay. Good job. On alati suur eesõigus olla Kaljus ja täna ka koos oma sõpradega ja mitte ainult sõpradega, vaid väikest viisi ülemustega ka. Kuigi nad tahavad kogu vastutuse minu peale panna, aga sellest ei tule midagi välja. Meil on hea meel, et Converge on Eestis olnud 25 aastat tegelikult. Ja nende juured on ju tegelikult Rootsimaal. Rootslased samal ajal, kui nad tulid missionit tegema Eestis ja rajasid esimesed baptisti kogudused, rändasid välja Ameerikasse ja sealt kasvasid välja Rootsi baptisti kogudused Ameerikas. Ja mis ongi tegelikult tänane Converge Worldwide, kus on umbes 1500 kogudust, palju koguduse rajamise tööd üle Ameerika ja üle terve maailma. Ja meil on hea meel, nagu ma ütlesin, et 25 aastat on vennad ja õed võinud olla kaasas sellega, mida Jumal teeb Eestis. Ja tegelikult aastal 2010 siin samas Kalju kirikus kirjutas meie koguduste liit ja Converge Worldwide alla koostöölepingu, et me teeme teatud asju koos ja see on koguduste rajamist, me töötame koguduse juhtide arendamise nimel ja tahame kasvatada maailma parimaid noori juhte. Ja see on olnud meie eesmärk, igatsus ja palve. Ja me oleme olnud Eestis ja oleme täna ka siin selle nimel, et te aitaksite paluda nende asjade pärast pidevalt Jumalat ja et te aitaksite neid üheskoos meiega ellu viia. Mina isiklikult olen ka nüüd viimased 7-8 aastat missionär. Alguses see kõlas mulle endale ka natukene huvitavalt. Olen olnud ju 36 aastat pastor ja tänan Jumalat selle võimaluse eest. Aga missionärina see on nagu üks natuke teistmoodi tahk. Ja minu vastutus on peamiselt olla siis sildade ehitaja Ameerika koguduste ja Eesti koguduste vahel, aga tegelen samuti ka juhtide toetamisega, juhtide aitamisega, arendamisega ja Jumal on selle pannud mu südamele tegelikult juba aastakümneid. Nii et on olla suur rõõm täna siin teie keskel, näha teid kõiki. Eriti hea meel on, et Dejan ja Teili on ka siin tagasi Eestis, nii ütelda. Tunnen ju teid ka juba pikki aastaid ja usume, et Jumalal on täna ka Dejani kaudu midagi head meile kõigile ütelda. Aitäh muusikutele, muidugi sellest ka ei saa mööda ega ümber. Jumal õnnistagu teid ja teenime ikka koos Jumalat.
ma ei oska midagi muud öelda, kui kiidetud olgu meie hea taevane Isa. Ja teie ka, et te olete tulnud täna, et võime koos kiita, sest üksi kiitmine on tore, aga koos selles on vägi ja selles on palju suurem jõud ja rõõm. Nagu te olete meie kavast märganud, siis oktoobris on meil jutluste sari Vili ja juured. Ja täna kuuletegi teie Adamilt jutlust Kõige hoolivam aednik. Järgmisel pühapäeval on meie teemaks kõigest oksad. Me jumalateenistused ikka pühapäeviti kell 11. Kõik olete teretulnud ja jätkame siis vastavalt selle kavaga, kui Jumal lubab ja annab armu. Nädala sees on meil teisipäeval kell 18.30 täieliku tervenemise programm ja sellega on võimalik kuni selle kuu lõpuni veel liituda. Me koguduse liikmed teavad, mis see on. Kui te teate, kes vajab abi, siis tule ja toeta võib-olla oma ligimisega, kes seda programmi vajab, et ta julgeks esimesel korral tulla. Siis on meil kõnekad kolmapäevad ja sellel kolmapäeval kell 18.30 on meil Tetermanni majas laulu- ja palveõhtu. Olete kõik oodatud. Ükski kolmapäev ei ole ühesugune. Eelmisel kolmapäeval meil oli ingliskeelne piiblitund, see on siis esimesel ja kolmandal kolmapäeval ja see oli väga õnnistatud. Tänasest kuni järgmise pühapäevani on meil traditsiooniliselt tänuõhtusöögid kodudes. Ava oma kodu, kutsu külalisi ja kuidas lauda katta, see lepi külalistega kokku ja kui sa väga hästi korraldad, siis korralda nii, et külalised toovad toidu ja sina ainult ütled tere tulemast. Aga mida ära kindlasti tee, kui sind kutsutakse, siis ära ütle ei, vaid mine kindlasti. Ava oma kodu ja kutsu kindlasti. Need on erilised hetked koos tänada ja olla osaduses. Järgmine nädal on meie riigis kohalike omavalitsuste valimise nädal. Pastori käest tullakse ikka küsima, et keda valida. Seda meie ei ütle. Aga ühte ütleme, vali seda, kes on Jumala kartliku ellu suhtumisega. Ja kindlasti ära jäta oma häält andmata. Ja me täna ka eespalvetes võtame selle teema koguduse palvesse. Peale jumalateenistust on avatud kohvik, kus me saame kõik olla osaduses ja jagada. Ära looda ainult Starshipsi nende pakirobotitele, mis seal Soo tänaval pargivad, et seal on reklaam, et kui su kõht on tühi, siis kutsu, aga meie kohvik on parem. Meie koguduses on ka raamatukogu. Keegi küsis hiljuti, et kas meil on ka raamatukogu. Kui sa seda täna veel ei tea, siis tee tutvust, see on seal kohviku tagaruumis ja sealt saab laenutada väga väärtuslikke vaimulikke raamatuid. Ja samuti on meil ka raamatuletis saada raamatuid, kui sul on huvi, vaata, ehk leiad midagi. Nüüd paneme kokku oma ohvri ja kaasa toodud annetused. Kümnisest me alguses lugesime, mu kallid, sellises andvas suhtumises, mida piibel õpetab, mis on tehtud vaba südame ja rõõmsa meelega, selles on Jumala õnnistus ja sellega saame aidata ja teenida oma ligimist. Ma palun, et vennad tulevad ja võtavad ohvri. Ja me laulame teenivast kuningast.
Tõuseme koguduse palveks. Issand Jeesus Kristus, tänu sulle, et sina tulid väikese inimesena siia maailma, et meie mõistaksime, mida tähendab Jumala tegelik armastus meie iga üksiku suhtes. Tänu, et sa ohverdasid ennast ja andsid sellega meile eeskuju, et meie kogu oma elu ja kõik, mis sa meile oled andnud, meie ohverdaksime taas sinule. Issand, see on kõige õnnelikuma inimese kogemus siin maailmas, kes nii elab. Ja täna me palume koos koguduse ja oma külalistega, et me võiksime nii elada. Issand, me täname sind iga sõbra eest, kes on tulnud. Issand, me täname sind meie sõprade eest, vend Pilli eest, Kriki ja Mindi eest ja Elari eest. Õnnista nende teenimist Tartus ja üle Eesti. Issand, sina tead, kas need palved ja salaigatsused, mida me oleme sinu poole saatnud, võivad teostuda ka meie koguduses ja siin Kalamajas nende teenimise läbi. Isa, me tahame tänada sind ka eriliselt igapäevase leiva eest tänasel lõikustanu pühal. Raha ei tule seinast ja leib ei tule poest, vaid issand põllult, kus sina lased päikese paista ja vihma sadada ja annad oma õnnistuse sinna juurde. Me täname, et meil ei ole 30 aasta jooksul Eestis pidanud mitte kellegi kõht tühi olema, issand, ikka on olnud piisavalt. Ja kui kellelgi ei ole, siis on neid, kes suudavad täna ka aidata. Me täname, issand, sind selle eest. Ja isa, me tahame võtta eestpalvesse ka meie eestpalve koguduse sel aastal, Lihula koguduse, paluda neile täna sinu läheduse kogemist ja õnnistust. Ja samuti meie lähemad naabrid Tallinnas, Nõmme koguduse, kes täna oma sünnipäeva tähistab ja pastor Veiko Võsu ja kõik need armsad vennad-õed seal. Issand, õnnista neid. Luba, et nad võiksid täna kogeda, et nii paljud õed ja vennad neid palvest toetavad ja neid õnnistavad. Issand, me oleme maininud valimisi, mis on järgmisel nädalal. Me palume ühte, et issand, sinu tahe sünniks. Ja koos prohvet Jeremiaga me meenutame, kui prohvet on öelnud, et taotlege sinna selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia ja paluge issandat, selle linna hea põli oleks teie hea põli. Seda me palume täna Kalju kogudusega siit. Issand, üks pere on saatnud palvesoovi, kellel on lastega palju muresid. Ja õnnista seda murelikku isa, kes selle palvesooviga saatis. Õnnista täna kõiki neid, julgusta, et sinus on lootus ja sina tahad need probleemid lahendada ja aitad nendest olukordadest läbi minna ja me palume, et need enam ei korduks. Täna hommikul me tahame ka kõik need, kes meid kodudes vaatavad ja võib-olla mõned on nii viletsad, et ei jaksagi vaadata või kellel see võimalus puudub, kõik haiged. Issand, siruta oma tervendav käsi täna kõigi üle. Issand, me eriti mõtleme praegu meie kallidele, Raidole, Kristile, Hansule Satskamaal ja kõigile teistele, kelle nimesid me võib-olla ei oska täna nimetada. Aga kui sa meid vaatad ja täna siin oled ja tunned, et sa vajad erilist Jumala puudutust, siis issand, anna ennast tunda vastavalt meie vajadustele. Ütle praegu vaikselt issandale, mis on sinu vajadus. Ja me lisame siia ka igaüks oma tänu. Tänu sulle, issand, sinu headuse, helduse ja ülisuure armu eest. Ja lõpuks me palume, et sa annaksid meile ka jaksu ja jõudu ja vahendid veel meie kiriku kõrvalruumides remondi lõpuni viia. Õnnista igat ohverdajat, kes on väga heldelt andnud. Ja issand, kui kellelgi on veel oma osa tegemata, siis me palume täna, et sa avaksid ka tema südamed vastavalt meie võimalustele. Ja issand, täname selle kokku pandud ohvri eest ja palume, et see oleks ka üks osa kaasa aitamaks seal. Õnnista igat ühte, kes on panga kaudu annetanud varem eelmise nädala jooksul.
ja aitad meil millestki ei ole puudus. ja õnnista ka meie kalli venna Dejani jutust, mida me peale muusikat kuuleme. Anna meile avatud südamed ja meeled selle järgi elada ja see vastu võtta. Aamen. Palun istume. Good morning, everybody. Tere hommikust kõigile! It is my privilege and big responsibility to share the word with you today.
Ja see on minu suur eesõigus ja vastutus täna hommikul teiega Jumala sõna jagada. And I have to say, it always feels a little bit tense to preach in English when you have so many native English speakers around you. Ja peab ütlema, et üsna veider on jutlustada ja ka tõlkida inglise keelt, kui nii palju inglise keelt oskavaid inimesi on saalis. More than ever before, I should actually pray to be able to speak in tongues or more precisely in perfect English. So. Ja ma peaksin palvetama rohkem kui iial varem, et ma oskaks kõneleda keeltes, taevastes keeltes, Let's mis hope inglise that keeles. all will be well. I won't translate if Okay. Another thing which I have in my heart is to say that it feels also privilege and big responsibility to preach after Dr. Phillips. Ja suur vastutus, aga ka eesõigus on jutlustada järgmisel pühapäeval peale Dr. Phillipsit, kes Usually I don't recall sermons from the last week or not going back. Tavaliselt mul ei ole meeles eelmise nädala jutlused. And especially due to the fact that I wasn't here last Sunday, we were in Kehra church. Ja eriti arvestades, et ma ei olnud eelmine nädal siin, vaid me olime Kehras perega. But I did listen his sermon. Aga ma siiski kuulasin järgi ta jutlust. And I would just like to say that regardless my sermon, I want to say on behalf of each one of us, dear God, help us, thank you for the gift of good health. Ja ma tahan öelda, et tänu Jumalale hea tervise kingi eest või anni eest. And his sermon was a reminder that every morning when we wake up, Ja tema jutlus, eelmise nädala jutlus oli meeldetuletus sellest, et igal hommikul, kui me üles tõuseme, first thing before starting to read news, Facebook and all kind of social medias to check what happened during the night, siis esimene asi, enne kui me haarame oma telefonide järele, et vaadata, mis sotsiaalmeedias on toimunud ja mis maailmas on toimunud, we should be thankful to God for every single day of our lives. peaksime olema eelkõige tänulikud Jumalale kõige esimesena iga päeva eest, mis Jumal on meile andnud. But today, as our service is very special, Ja täna, kui meil on üks väga eriline Jumalateenistus, I would like to try to bring you a perspective of God as a supreme gardener. ja ma tahaksin täna juhtida teie mõtted Jumalale kui tõeliselt hoolivale aednikule. And before we go on with the reflection, I would like to read from the Gospel of Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. Ja tänase jutluse aluseks ma tahaks lugeda Mattuse evangeeliumi 6. peatükist salmid 25 kuni 34. Very well-known passage. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning nende taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühegi küünra juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on, ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab omast vaevast. Thank you. Jesus was so eloquent in his expressions, Jeesus oli nii elegantne sellest, kuidas ta ennast väljendas. so fascinating in his mastery of the words. Ja tema sõnakasutus on tõeliselt imetlusväärne. It goes to such extent that his expressions have been grafted into our hearts and minds. Ja see on niivõrd eriline, et need sõnad ja väljendid on
kinnitatud meie südamesse ja me teame neid And südamesse. here we can hear and feel his words about the lilies of the field. Ja siin me näeme ja loeme tema sõnadest välja lillede kohta. The Greek word used for the verb in for the verb to see in 6:28 is katamatete. See kreeka väljend, mida kasutatakse nägema kohta, on katamantete kreeka keeles. And it actually has several meanings. Ja sellel on tegelikult mitmeid tähendusi. To look at, Vaadata, to see, näha, consider, järele mõelda, to look carefully, tähelepanelikult jälgida või vaadata and to closely examine. ja lähedalt uurida. And second word in Greek is lilies, which is skrina, Ja teine on see välja lillede kohta, mis on skriina, meaning Mis tähendab? wild flowers in general sense. mis tähendab lilli üldises mõttes. If we think about these words in Greek language, Kui me mõtleme nendele sõnadele kreeka keeles, let's look at King Solomon siis vaatame kuningas Solomoni. and all his glorious finery. Kõiges tema uhkes riietuses. And let us be aware that he never wore clothes as beautiful as the wild flowers. Ja mõtleme selle peale, et ta ei kandnud ikkagi mitte kunagi riideid, mis oleks nii kaunid kui ühed metsikud lilled. The wild lilies of Israel. Ja, siis Iisraeli metsikud liljed. Jesus also said later, look at the birds of the air. Ja Jeesus ütles ka, et vaadake taevalinde. They basically do nothing, to simplify. Ja väga lihtsustatult võib öelda, et nad ei tee mitte midagi. But your heavenly Father takes care of them. Aga taevane isa ometigi hoolitseb nende eest. And he's saying, aren't you more valuable than them? Ja nad ei ole väärtuslikumad, kui teie olete. Now, when we speak about birds and flowers, Kui rääkida lilledest ja lindudest, I would like to ask you, ma tahaksin teilt küsida, when did you last time stop for a moment, millal oli viimane hetk, kui sa peatusid look closely at them? ja vaatasid neid lähedalt? Or when did you look last time through your window and notice little birds? Või vaatasid oma aknast välja ja märkasid seal väikesi linde And see the God. ja nägid Jumalat? Can you think for a moment about this? Sa mõtleksid natuke selle üle. Millal oli viimane hetk? Can you ask yourself question whether living God wants to teach us something about life? Küsi endalt küsimus, kas elav Jumal tahab meile ehk midagi õpetada elu kohta? When we carefully examine the lilies of the field Kui me tähelepanelikult jälgime välja lilli and closely watch the flying birds of the air. või taevalinde, kui nad lendavad. Since we moved to Estonia, or more precisely Kehra, Sellest ajast, kui me Eestisse tagasi kolisime või täpsemalt Kehrasse kolisime, I discovered that actually I went through a rebirth in a sense, siis mõnes mõttes ma olen avastanud, et ma olen sellise taassünni läbi teinud. because as never before in my life, Sest mitte kunagi enne minu elu jooksul I'm spending time in forest ei ole mul nii palju olnud aega metsas aega veeta. and noticing so many more and more intricate little details Ja märgata üha enam ja enam selliseid väikeseid olulisi detaile. flowers, Lilli, mushrooms, seeni, birds, linde, animals. väikseid loomi. I hope I won't see the bear face to face. Ma loodan, et ma kahuga ei kohtu seal metsas, Everything else is okay. aga kõik muu sobib Eesti tingimustes. And basically wanted to say, while I was preparing for this reflection, Ja kui ma valmistasin ette täna hommikust jutlust, I actually realized that I never seen how these wild lilies of Israel look like. siis ma mõtlesin, et tegelikult ma ei ole mitte kunagi näinud seda, millised need Iisraeli metsikud liiljad välja näevad. It was suddenly a revelation that accent was always on the words, but not on exact flower, can be anything. Tegelikult ma mõtlesin selle peale, et alati on olnud tähelepanu nendel sõnadel, nendel väljenditel, aga mitte konkreetsetel lilledel. So then I was like, okay, let me find something. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, et ma otsin midagi internetist. And first thing that browser displayed was one article.
Ja esimene asi, mida siis internet leidis minu jaoks, oli üks artikkel published by Dr. Ori Fragman, doktor Ori Fragmani poolt siis avaldatud, who is the head scientist at Jerusalem University Botanical Garden. ja kes on Jeruusalemma ülikooli botaanikaaia siis pea või juht. His article was entitled White Allium Species in Israel. Ja ta artikli pealkiri oli siis Wild allium species. siis metsikute liigid Iisraelis. And then I discovered something really shocking, Ja siis ma avastasin midagi väga šokeerivat enda jaoks. that just this one species is called Genius allium. Ja siis üks nendest, Genius allium. nendest lilledest, mille nimi ladina keeles on Genius allium, And there are more than 250 different subspecies of this type of flower. ja sellest lillest on rohkem kui 250 alaliiki veel. These 250 species are located in the Middle East from Israel to Turkey and Iran. Ja need kasvavad Lähis-Idas Iisraelist kuni Türgi ja Iraanini välja. And just around Jerusalem, there are 39 different types of them. Ja ainult Jeruusalemma ümbruskonnas kasvab 39 erinevat liiki. And can we just imagine to which extent, to what level of details God was involved in creating the beauty of the world? Mõtleme natuke selle üle, kuivõrd detailselt oli Jumal seotud selle ilu loomisega nendes lilledes. And I was thinking, for example, if we will stop now for a moment and close our eyes Kui me hetkeks peatuksime, sulgeksime oma silmad and imagine that we were there together with Jesus when he was touching these flowers, ja kujutaksime ette, et me oleme Jeesusega seal väljal, kui ta neid lilli vaatab ja neid katsub, I can guarantee that neither of us will be aware how many different siis Types are there. mitte keegi meist ei oleks teadlik sellest, kui mitmed erinevad alaliigid on veel olemas ja seal koha peal on. We can just imagine this moment when, Ja kui me kujutame ette seda hetke, when Jesus picked up one of these kui flowers, Jeesus võtab ühe nendest lilleõitest kind of snatching through its fingers, ja his fingers, võib-olla muljub seda kergelt oma sõrmedega and appreciating the moment of beauty. ja lihtsalt mõistab, kui väärtuslik on see hetk ja see ilu. And then he would say, like, look carefully at this particular wildflower of the field. Ja siis ta ütleb, et vaadake tähelepanelikult seda väljalille. Are you too busy to look at it? Kas sul on liiga palju tegemist, et seda lille imetleda? Are you too caught up in your hurry and busy life Kas sa oled liiga haaratud oma keerulisse ja tegusesse ellu? That's question for each one of us. See on küsimus meil igale ühele täna. That will really question our attitude that we are no longer captured by the beauty and complexities of simple things. Me oleme tegelikult olukorras, kus enam selliste väga lihtsate asjade ilu me hinnata ei oska. The same we can say for different patterns here. Me võime seda öelda ka nende erinevate juurviljade kohta, aedviljade kohta, mis siin meie ees on. If we just look in different textures, Ja see, kuidas nad on välja pandud, see, millised tekstuurid siin or on. details and or repeated symmetry in each one of these Ja fruits näiteks, that are here. ja seda sümmeetriat märgata igas viljas. And do you really think that the King Solomon and all the richest people of the world Ja kui me mõtleme kuningas Saalomonile, kes on kõige rikkam inimene, kes kunagi on elanud, can afford to have something like that or to be so dressed with such a splendid? ja võib ka ju endale midagi sellist lubada ja tegelikult olla ja samas ta ei saa kunagi nii ilus olema. And then naturally we have to ask ourselves, why do we worry so much? Ja siis, kui me mõtleme kõige selle lihtsa ilu peale, siis me peaksime küsima, et miks me ikkagi muretseme nii palju? Why do we worry what we will wear? Miks me muretseme selle pärast, mida selga panna? If our living God clothed the flowers in splendor, will he not also take care of our clothes? Kui Jumal on ehtinud välja lilled nii kaunilt, kas ta ei hoolitse ka meie riiete eest? And he said also, look at the birds of the air.
Ta ütles ka, et vaadake taevalinde. And our Heavenly Father also takes care of them. Ja meie taevane isa hoolitseb ka nende eest. And then next question is, are you not more valuable than the sparrows? Ja järgmine küsimus on, kas te pole rohkem väärtuslikud kui pääsukesed? Sparrows are actually the second most referred birds in the Bible. Nad on kõige enam, või peaaegu kõige enam viidatud linnud piiblis. Approximately 40 times in the Old Testament 40 korda Vanas testamendis räägitakse pääsukestest and 2 times in the New Testament. ja 2 korda Uues testamendis. And Hebrew word for sparrow is tzipor, Ja heebreakeelne sõna on tsippor, which means also small bird. mis tähendab ka lihtsalt väike lind. Jesus also repeats, do not be afraid, you are more valuable than the sparrows. Ja Jeesus ütleb, et ärge muretsege, te olete rohkem väärt kui pääsukesed. And then I was looking for sparrows as well. Ja ma vaatasin ka pääsukesi. And noticed that there were more than 30 different types of sparrows. Ja neid on ka rohkem kui 30 erinevat alaliiki. Again, such a variety that we are most likely not aware of. See on tegelikult selline mitmekesisus, millest tavaliselt me ei ole väga teadlikud. So if God really cares for all these small birds and flowers, Kui Jumal tegelikult tõeliselt hoolib nendest väikestest väljalilledest ja taevalindudest, that almost had no worth in Jewish society, kellel ka juudi ühiskonnas ei olnud tegelikult väga suurt väärtust. will not the same living God care about our needs? Kas siis pole loogiline, et see sama elav Jumal hoolitseb meie vajaduste eest? And the same with ravens that are mentioned later. Ja sama on ka kaarnatega, kellest hiljem räägitakse. So basically, all the time we are getting this message that God takes care of everything and He provides us and sustains us with all what we need. See sõnum, mida me siit uuesti leiame, on see, et Jumal hoolitseb kõigi meie vajaduste eest. But then very natural question that comes is, why do we worry so much? Aga ikkagi siis tekib meil see väga loogiline küsimus, miks me ikkagi muretseme? We worry about money, Me muretseme raha we pärast, worry about food, muretseme toidulaua pärast, about clothing. sellepärast, mis selga panna. So what is this in our very nature that causes us not to trust the living God, but also to be focused on something else? Nii et mis on see midagi meie olemuses, mis paneb meid mitte usaldama Jumalat ja keskenduma muretsemisele? Basically this, going back to the verses that we read today, Minnes tagasi selle kirjakoha juurde, mida me alguses lugesime, its emphasis is on worrying, or more precisely anxiety, siis rõhuasetus on muretsemisel või ärevusel. but in a sense, the Lord is trying to shift this toward thankfulness. Aga issand püüab seda rõhuasetust suunata tänulikkuse suunas. And in doing this, He asks 6 times different questions. Ja seda tehes ta küsib 6 korda erinevaid küsimusi. First, the Lord says, does God, our Heavenly Father, take care of the birds of the air? Kõigepealt ta küsib, kas taeva isa ei hoolitse taevalindude eest? Answer is yes. Vastus on jah, hoolitseb küll. Then, does God, our Heavenly Father, take care of wild flowers in the mountains? Siis ta küsib, kas taeva isa ei hoolitseb väljalillede eest mägedes? And again, answer is yes. Ja vastus on taas jaa. Then, is life more than food and clothing? Siis küsib Jeesus, kas elu pole mitte rohkem kui toidus ja riided? And again, answer is yes. Ja taas on vastus jah. And then finally, then why are you worrying so much? Miks te nii palju muretsete? And basically, Jesus' point was that we really have to be aware of these 3 words, do not worry. Ja Jeesuse mõte oli see, et me oleksime teadlikult sellest, et me ei pea muretsema. And it seems that basically main point why we are worrying Põhiline põhjus, miks inimesed muretsevad, is that we are trying to put together 2 things that can't be reconciled. tuleb sellest, et me püüame kokku panna 2 asja, mida omavahel ei saa kokku panna. Together our material belongings Meie materiaalne omand
and to serve God at the same time. ja samal ajal teenida taevast Jumalat. Or as it is said, to serve, we are trying to serve both God and Mammon. Me, nii nagu ütleb pühakiri, me püüame teenida issandat ja mammonat. Jesus knew very well that his listeners lived in very insecure world. Jeesus teadis, et tema kuulajad elavad väga ebakindlas, ebastabiilses maailmas. Most of them could barely survive Enamik tema kuulajatest sai vaevu hakkama and were struggling hard to provide the very essentials of ja life. neil oli üsna raske selliseid elu põhivajadusi rahuldada. And all of them were dependent on weather conditions. Ja nad kõik olid sõltuvad kohalikest ilmastikuoludest. But pagans who lived around them were Aga- doing the same. Aga paganad, kes nende ümber elasid samas piirkonnas, They worshiped the sun, nemad kummardasid päikest, the rain, vihma and the rivers in hopes of securing harvest. ja neid jõgesid, mis kindlustasid lõikuse. So from that point of view, they were more the same, basically. They had the same needs. Nii et tegelikult nii juutidel kui paganatel olid samad vajadused. And it is with us today as well. Ja meiega on täna täpselt samamoodi. Basically, we are exposed to negative thinking in medias all the time. Me oleme pidevalt meediast tuleva negatiivse mõtteviisi mõjutada. And we have many reasons to be anxious and to worry. Ja sellelt tulenevalt meil oleks justkui palju põhjuseid muretseda ja olla ärevuses. But we are not to worry. Aga pühakiri kutsub meid mitte muretsema. We are not to worry because our God is not some remote, distant, deistic creature. Sest meie Jumal ei ole kuskil kaugel olev jumalik olend, Who is not interested to get personally involved in each one of our lives. keegi, kes justkui ei oleks huvitatud meie igaühe elus personaalselt tegutsema ja olla selle keskel. On the contrary, Vastupidi, He is our loving Heavenly Father. ta on meie armastav taevane isa. A key line in this gospel text for today is this. Kõige põhilisem lause selles tänases evangeeliumi tekstis on: Your Heavenly Father knows that you need food, water, and clothing. teie taevane isa teab, et te vajate süüa, riideid ja vett. And then, Ja siis summum bonum. kokkuvõttev hea. Strive first for the kingdom of God in your life. Taotlege esmalt Jumala riiki. For God to rule your life. Et Jumal oleks see, kes juhib teie elu. And all these things shall be given to you. Ja kõik need asjad antakse teile peale. This verse is the key to unlock this gospel text. See on selle evangeeliumi teksti võtmesalm. Do not strive first for food, water, and clothing. Ärge ajage esmalt taga süüa, juua ja riideid. Rather, Pigem strive to walk in the ways of the Lord Jesus Christ. püüdke käia issanda antud teedel. Strive first to walk in right relationships with God, Õiges suhtes Jumalaga, other people, teiste inimestega, nature, loodusega meie ümber and yourself. ja iseendaga. Strive first to live a life that is ruled by God Esmalt püüa elada elu, mida juhib Jumal. and the ways and values of God. Ja käies Jumala teedel ja elades Jumala väärtuste kohaselt. Be thankful for every single thing and every single moment Ole tänulik iga asja ja iga hetke eest. and live in the present moment Ja ela siin ja praegu. and celebrate it. Ja tähista seda. And don't think about what tomorrow will bring. Ja ära veeda aega mõeldes sellele, mida homne päev toob. And I think that we need to stop for a moment and think about this. Ma arvan, et see on hetk korraks peatuda ja mõelda selle üle. What are our priorities in our life? Mis on meie prioriteedid meie elus? Spirit-driven life Vaimust juhitud elu or belongings-driven life? või siis varanduse kokkuajamine? We said that God is, from that point of view, supreme gardener because He's providing us with so many fruits. Jumal on tõeliselt hooliv aednik selles mõttes, et ta on meile nii palju nendest aiaviljadest andnud.
And from that point of view, Ja next sellest- time ja sellest vaatenurgast järgmine kord, when you go for hiking or camping or in nature, kui sa lähed loodusesse, lähed matkama või jalutama, try to remember what we're talking about today here püüa meeles pidada sellest, millest me täna oleme rääkinud. and look all these gardens Ja vaata seda aeda, that are sustained millest on hoolitsetud without gardeners, ilma aedniketa, without fertilizers, ilma väetisteta and no fancy chemicals that are ja needed there. ilma igasuguste eriliste kemikaalideta. Or maybe next time when you go to pick mushrooms in the forest, think of that. Mõelge selle peale järgmine kord, kui te lähete metsa seenele. So there is only one gardener, Ainult üks aednik on, God. Jumal. And again, this implies that we are not to be anxious about tomorrow. Ja see tegelikult viitab sellele, et me ei peaks homse pärast muretsema, Because we can trust our God. sest me võime usaldada oma Jumalat. We have to live in the present Me peame elama siin ja praegu and leave the future in His hands. ja usaldama oma tulevikku tema kätte. Trusting the God and don't be anxious about things that we need. Usaldage Jumalat ja ärge muretsege selle pärast, mida meil on vaja. And I know it may sound like New Age mantra, saying don't be anxious, don't be worried. See võib võib-olla tunduda nagu need kaasaegsed New Age'i mantrad, et ärge muretsege, ärge muretsege, ärge muretsege. Or I'm not referring go to any super guru or whatever who will teach you how to become super powerful in 2 days. Ja ma ei soovita, et te läheksite kuhugi kellegi õpetaja juurde, guru juurde, kes õpetab teile, kuidas paari päevaga selles osas nagu väga edukaks saada. I'm inviting you to do something else. Ma kutsun teid üles tegema midagi muud. Whenever you feel anxious, Kui sa tunned ärevust, close your eyes, siis sule oma silmad, stop for a moment. peatu hetkeks. Imagine flower or apple or pumpkin. Kujuta ette lille või õuna või kõrvitset. Imagine somebody who is very dear to you. Mõtle kellegile, kes on sulle väga kallis. Close your eyes and feel appreciation for this person. Ja sule oma silmad ja tunne tänulikkust selle inimese suhtes. When you think about uncertain future, go to the past. Või kui sa oled ärevuses ebakindla tuleviku pärast, siis mõtle oma minevikule. And think how God helped you and took you through this difficult time. Ja mõtle sellele, kuidas Jumal selles ajas sind aitas ja viis sind sellest keerulisest ajast läbi. And turn anxiety into celebration. Ja sellisel viisil muuda see ärevus pühitsuseks või tähistamiseks. So basically, we need to hear God's words in this, especially do not worry. Me peame kuulma Jumala sõnu, kui ta ütleb, ära muretse. In the midst of this harmony of voices, Nende häälte keskel, mis meie ümber on, that tempts us toward anxiety. mis justkui tõmbavad meid ärevuse suunas. And think that basically, no matter what happened, Ja mõtle sellele, et ükskõik, mis sinu elus juhtub, God is still in charge of everything siis Jumal on see, kelle käes on ikka kontroll. and providing us Ja tema on see, kes meid varustab with our daily bread. meie igapäevase leibaga. And it is very good that we have such a special services like this one today, Ja on suurepärane, et meil on sellised erilised pühapäevad nagu täna hommikul, that we can show our attitude and thankfulness kus me saame näidata oma tänulikkuse suhtumist for everything that God has done for kõige us. suhtes, mis Jumal on meile teinud. And last thing that I would like to ask you kindly to take from this service when you go home is Ja viimane asi, mida ma tahaksin, et te võtaksite kaasa, kui te lähete siit koju. just when you go home and when you're with your friends, Kui sa lähed koju ja sa oled oma pere, oma sõpradega, choose one little thing that siis you like. vali üks väike asi. Stop for a moment with everything else Peatu hetkeks, lõpeta kõige muu tegemine and try to express thankfulness for that ja püüa oma tänulikkust väljendada and feel this in your heart. ja tunda seda tõeliselt oma südames. This is something that I learned from some monks while I was in Kosovo.
See oli midagi, mida ma õppisin mõned kuud, kui me elasime Kosovos. Orthodox monks. Munkadelt. Kui me olime Kosovos, ortodoksi munkadelt. They had such a way of prayer. Neil oli üks palveviis. They don't say any word. Nad ei ütle ühtegi sõna. They just sit quietly for a couple of minutes Nad istuvad mõned minutid vaikuses and concentrate on this uplifted healing, feeling of appreciation. ja lihtsalt keskenduvad sellele tänulikkuse tundele, selle ülestõstvale tänulikkuse tundele, mis And nende seest tuleb. thankfulness. Ja tänule, mis nende seest tuleb. And it works. Ja see töötab. Try it, maybe you will experience miracle. Proovige seda, võib-olla te kogete ühte imet. God mercies in different way, Ja Jumala arm on erineval viisil. especially when you think it's hard to go on. Eriti siis, kui meil on keeruline. God bless you. Jumal õnnistagu teid. Me tõuseme ja me läheme selle tänulikkuse tundega, mis ma loodan, et sellest jutlusest on tõusnud meie kõigi südamesse ja on meenutanud meile neid väikeseid, võib-olla igapäevaseid asju, aga võib-olla vastupidi midagi väga suurt, mille eest olla tänulikud. Issand Jumal, tänu sulle selle eest, et sina oled suur Jumal üle meie elude, üle meie arusaamiste. Issand, tänu sulle selle eest, et sina oled põhjus olla tänulik iga päev. Jumal, ma tänan sind selle eest, et sa oled teinud meie eludes rohkem, kui me mõistame ja aru saame. Issand, sa oled meid õnnistanud, aga sa oled ka meid hoidnud. Sa oled hoidnud meid asjade eest, mida me isegi ei tea, et sa oled meid hoidnud. Ja issand, kui kõik on keeruline või kokku kukkumas, siis meie eludes on ikka seda, mille eest olla tänulikud. Üle kõige tahame olla tänulikud selle eest, et sa oled meid nii armastanud, et sa oled kõik teinud selleks, et Jumal, meie suhe sinuga võiks olla taastatud. Ja issand, kui sa oled selle läinud ristil meie eest läbi, siis ei ole midagi muud, mida sa ei oleks valmis tegema. Ja selles teadmises me julgeme usaldada sinu kätte oma elu, oma päevad, oma lähedased, oma suhted, oma tööd ja tegemised, raha ja kõik, millest elu koosneb. Issand, ükski detail ei ole sulle vähetähtis, ükski osa sellest ei ole sulle tundmatu ja ei tule sulle üllatusena. Issand, me tahame selle kõik sinu kätte anda. Ja Jumal, ma palun, et sinu rahu tuleks meie sisse. Jumal, muretsemata oma igapäevaste vajaduste pärast, et teades, et sina oled seesama eile, täna ja igavesti ja toimid täpselt samal viisil ja oled sama armastav ja sama hea. Issand, kinnita igat mu õde ja venda, Jumal, nende olukordades, mida sa tead väga hästi. Issand, juhi meid siit edasi ja Jumal, too meid ühele tänulikkuse mäele igal hommikul, et me võiksime tänu tuua kõige eest, mis sina oled teinud. Jeesuse nimel. Amen.
me jätkame Jumala kiitmist ja seda, mida me oleme kogenud, selle jagamist kohvikus ja järgmisel pühapäeval koos ülistuskooriga Ekleesia siin. Nüüd aga minge ja rääkige sellest, mida head Jumal meile kõigile on teinud. Me saadame tervitusi ka meie armsa venna Billiga. Dear brother Bill, take our greetings and love with you when you come back to your home church. Give greetings and have a safe travel to home. Ja Tartusse ka Krikile ja Mindile kaasa ja olge õnnistatud. Suur tänu ka muusikutele, et tulite. Võtame vastu Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.